siis tuleb näiteks panna teesid seina peale. Ma arvan, et see on väga abiks. Ma õppejõududele soovitan alati, kui ma teen õppejõududele koolitust, mis tähendab hea õpetamine. Tegelikult hea õpetamine on võib-olla 30% isiklikku šarmi ja sellist esinemisoskust ja ülejäänu 70% puhtalt tehnilised võtted, mis sa paned checklisti seina peale. Ja ma olen soovitanud õppejõududele, võtke see nimekiri, pange see omale siia laua peale seisma. Enne igat loengut te vaadake see üle. Te võtate 10 sekundit korra üle libistada. Kas ma selles loengus ikkagi plaanin neid asju järgida? Kas ma selle kursuse ülesehitusel enne igat semestrit? Ma olen neid põhimõtteid jälginud. Ja see tuletab tegelikult, viib meid tagasi selle õige raja. Täpselt samamoodi strateegilise planeerimise puhul. Niipea, kui see strateegilise planeerimise dokument kaob kuskile sahtlisse, siis see on nagu üsna kadunud dokument. Mis vähegi, kõik tulemused, mille üle te uhked olete, selle strateegiliselt plaanis, näiteks teie eesmärgid, teie missioon, mille üle te olete uhked, teie tegevuskava järgmiseks 5 aastaks või järgmiseks 8 aastaks või aastaks. Pange need uhked sinna, kus igaüks neid näeb. Seina peale, ukse peale, igale ühele laua peale, klaasi alla või siis igale ühele kodulehe peale esimese lingina kuskil üles. Ühesõnaga, kõik sellised asjad peavad olema selgelt nähtavad kõigile.